Jaa, tervist! Mina olen Tiina ja ma tõesti võin suure rõõmu ja auga öelda, et ma olen tööõnne uurija. Ise võtsin endale selle tiitli, sest ametlikult sellist ametit ei ole olemas. Ja ma olen siis seda teinud Eestis juba 15 aastat ja ikka ei tüdine veel ära. Ja siis ma mõtlesin, et ma jagan teiega täna mõningaid saladusi, mis ma olen avastanud ja keskendun siis just sellele, et mis on muutunud ja mis siis just noori õnnelikuks teeb. Ja kui kuskil peale hakata, siis seesama work harder või tööta kõvasti, pinguta, see on siis midagi, mis oli väga iseloomulik X-generatsioonile. See on selline tore seltskond, kes siis on sündinud enne 80-ndaid. Ja tolle aja inimeste kaubamärk oli siis see, et nad olid väga kohusetundlikud ja on siiani, tegid hästi palju tööd, pingutasid ja muuhulgas ka kannatasid. Nii et tore eestlaste vanasõna, kes kannatab, see kaua elab, see on sellele seltskonnale siis väga, väga iseloomulik. Aga vahepeal on maailm päris palju muutunud ja üha muutub ja tundub, et see põlvkond, kes on siis sündinud pärast 80-ndaid ja 90-ndatel ja milleeniumil, et nendel on täiesti teistmoodi mõtlemine ja täiesti teistsugused unistused ja soovid. Nii et me vajame ka täiesti teistsugust tööõnne filosoofiat. Ja mul on siis plaan teiega jagada, mis see uus Z-generatsioonile sobiv tööõnne maailm peaks olema. Ja ma räägin teile autonoomiast, ehk siis vabadusest teisisõnu. Ma tahan rääkida idiosünkraatilistest töösuhetest, mis on rätsepatööna õmmeldud just meile, ja terviklikkusest ja mängust. Nii, kui nüüd natuke püüda iseloomustada, et kellest me siis räägime, mis see muutunud maailm on, siis esimene asi, mis meelde tuleb, et on infoühiskond, mis tähendab seda, et kui varem info liikumine oli pigem aeglane, mina olen ka sündinud sellisel ajal, kus selleks, et oma sõpradega suhelda, mul tuli kirjutada kiri, panna see ümbrikusse ja saata ära. Ja sõnumini saamine, ka näiteks oma peigmehelt, võis võtta aega 3 nädalat, et saada uut infot. Või oodata kuskil tänava nurga peal telefoniputka juures, et äkki ta helistab. Et täna seesama asi võtab siis 1 sekundi, et sa saad teada, kuidas su sõbrad tunnevad end või kuidas neil läheb. Aga veelgi enam, me ei räägi ainult sellest info kogumisest, vaid kõige suurem muudatus, mis tänasel päeval on siis mustrid ehk kontseptuaalsus. Ehk tegelikult selle info põhjal me tahame teha targemaid otsuseid. No just seesama asi, et kui on, ma ei tea, reede või laupäeva õhtu, siis su külmkapp teab, et sul on plaanis minna sauna ja ta saadab sulle SMS-i, et aga karastusjoogid on otsas, tead sa seda? Või kui sa oled tulnud trennist, siis loomulikult su programmeeritud tarkvoodi teab, et sellel päeval peab madrats olema siit selja alt veidi kõvem, et on mugavam. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis, mis on veel väga iseloomulik ja millest siis natuke hellitavalt räägitakse, et kaasaja lapsed sünnivadki juba puutetundlike näppudega. Et kas teate seda lõbusat lugu emast ja väiksest tütrest, kes sõidavad mööda metsavaheteed ja üks hetk siis ema usundab, et vaata, kitseke, ja siis see laps hakkab suurendama seda autoklaasi, et kitsekest paremini näha. Aga see autoklaas on ka juba tänaseks loodud, mida saabki suurendada. Ja lõppude lõpuks me oleme hästi ära harjunud sellega, et me kogu aeg oleme kõigega kursis, me oleme kogu aeg kättesaadavad. Ja see ongi siis see kaasaja maailm. Nüüd, see omakorda viib meid ühe väga-väga huvitava avastuseni. Et kui infot on nii piisavalt palju, siis see loob meile oluliselt suuremad valikuvabadused. Ja kõige uuem avastus ütlebki seda, et kõik tänapäeva inimesed ja eriti noored, nad tahaksid teha piirideta karjääri. Mis tähendab sisuliselt seda, et kui me läheme kuhugi tööle, siis me tahame, et tööandja küsib meie käest, aga mis sind õnnelikuks teeb? Mis sul vaja on? Kuidas ma sind saan teenida? Aga see tähendab ka seda, et kui sul on näiteks väga lahedad harrastused, allvesukeldumine, siis isegi kui sa töötad kuskil disainerina, sa võiksid saada võtta aastas, ma ei tea, see 3 kuud ja minna ja siis harrastada kuskil oma hobi, kui selles riigis see võimalik ei ole. Või kui sa oled ka väga-väga hea jurist, aga sind üksiti huvitab mood, siis sul on samal ajal seal oma moemaja. Või on täiesti tavaline, et kui sa oled tarkvarainsener, aga sa oled ka kirglik muusik ja teed bändi.
ja võib-olla oled õhtul, ma ei tea, Korea tervisevõimlemise treener. Et sa seod erinevaid asju. Veel, mis on väga-väga iseloomulik ja tegelikult ülimalt rõõmustav, et see uuem generatsioon toob kaasa rohelise mõtteviisi. Neid nimetatakse hellitavalt rohekraedeks. Ja see tähendab korraga kahte asja. Ühest küljest tähendab see seda, et nad on kõrge sotsiaalse vastutustundega. Mulle tuli hiljuti tööle kolleeg Venemaalt ja see tore ettevõte, kus ma päevatööl olen, üks tarkvaraettevõte, me elame rohelise mõtteviisi majas, mis tähendab seda, et meil on päikesepaneelid, hingavad seinad ja kasutame vihmavett tualettides. Ja kolleeg oli väga meeldivalt üllatunud ja siis äkki avastab ja tuleb küsib, et aga vabandust, mis põhjusel te prügi ei sorteeri? Mis toimub? Ja reaalselt saatiski ringkirja 300 inimesele, et sõbrad, hakkame nüüd peale. Aga see tähendab ka seda, et see seltskond enam ei ole nõus töötama tööandjate heaks, kes tahavad petta riiki või käituvad nõmedalt või raiskavad aega või käsevad lihtsalt istuda niisama kuskil, ilma et oleks siis teha mingit põnevat tööd. Ja üks eriti tore uudis on siis see, et töö peab olema lõbus. Mäng on töö sisse vaja uuesti tagasi saada. Sellepärast, et psühholoogias on näiteks väga selgelt avastatud, et mängu vastand on depressioon. Kui me enam ei oska mängida, kui me ei leia seda uut, seda lõbusat, et siis me tegelikult põleme läbi. Ja see on siis üks sellise kaasaja kõige uuema mõtteviisi mudel, et kui sa lähed töökohale, siis sul lähed uksest sisse ja sul hakkab kohe nagu tuju läheb heaks. Kujutage ette näiteks töökeskkonda, kus igal inimesel on antud helikood. Ja siis, kui sa kohtud oma kolleegidega kuskil koosolekuruumis või kuskil puhketoas, siis loomulikult need targad seinad võtavad selle helikoodi ja hakkavad genereerima muusikat nende inimeste helide pealt. Nii et tekivad erinevad helilood. Ja viimane tähtis teema, mille toob kaasa just Z-generatsioon, on haavatavus. Et iga asi võib vaadelda ka kui kahe teraga mõõka, et ühtpidi infot on väga palju ja see on kättesaadav, aga teiselt pidi see on ka väga kiiresti muutuv. Raske on otsustada, täna öeldakse, et söö liha, see on väga hea, just nägime videot, et ärge sööge liha, see lagastab maailma, see ei ole mõistlik. Ja nii on iga asjaga. Nii et ka see infoühiskond on kaasa toonud väga palju keskendumishäireid, paanikahäireid, ärevushäireid, aga noorem generatsioon julgeb seda välja öelda. Kui X-generatsioon hoidis ikkagi, ütles, et me peame hakkama saama, vaadake töökuulutusi, seal on kirjas pinget taluvad, kohusetundlikud, tublid, aga see ei ole päris. Ja õnneks on väga paljud teadlased viidanud sellele, et sõbrad, sellist maailma ei ole olemas. Et tegelikult me kõik oleme haprad, me võime kergesti puruneda, meil on oma hirmud, meil on oma läbikukkumised ja kui me sellest mööda vaatame, siis me oleme täiesti valel teel. Nii et hea uudis on, kaasaja töömaailm võtab üha rohkem siis arvesse seda, et me saame olla nagu me oleme, ka oma nõrkustega, ka oma kurbusega. Nii, ja nüüd tuleb siis uudis, et ma loodan, et te olete informeeritud, et teil tuleb elada 100-aastaseks, ja geeniteadlased kinnitavad nii, majandusteadlased kiidavad takka, ja see viib meid siis sellise küsimuseni, et aga kuidas siis 90-selt möllu panna? Ja kuidas see siis nüüd tööd mõjutab, see tähendabki seda, et kui kogu elukaar pikeneb, siis pikeneb ka aktiivne eluiga. Ilmselt olete siis kursis, et 65 on uus 35. Ja see siis omakorda tähendab, et meie ellu mahub ära ka rohkem asju. Et täna noorte küsimus ei ole see, et mis on see õige eriala, mille peame valima, vaid küsimus on, mis on see, kus on see kirg praegu. Sest terve eluaja jooksul sa jõuad ära teha ka 4 ja võib-olla isegi 5 erinevat karjääri. Ja karjääri definitsioon on rahuldust pakkuv eneseteostus. Et sa pead õnnelik olema. Siis eluaja jooksul, mis on väga-väga hea uudis. Ja mida mina olen näinud oma klientide peal on see, et ja sellest oleme keegi kaitstud, et ka kõige huvitavam töö võib ühel hetkel näiteks ära tüüdata. Ka hambaarstil võib saada siiber sellest, mis ta teeb, palun vabandust, aga nii see on. Või harfimängija võib ära tüdineda ja siis tal on õigus valida midagi muud. Nii et te võite eluaja jooksul teha väga mitmeid asju ja võib-olla 90-selt panna oma esimene bänd püsti, õppida trummi mängima. Ja hea ongi siis endal meeles pidada see, et praegu just nüüd tuleb teha seda, kus su kirg on praegu, aga kogu elu jooksul sa jõuad siis erinevaid unistusi ellu viia. Aga see viib meid ühe teistsuguse küsimuseni, et kuidas me oskaksime ennast siis niimoodi hoida, et me reaalselt ka 90-selt möllu saaksime panna, et me ei laseks ennast elul ära keeta.
sest paraku ühiskond ajab meid ka takka üha paremini, uuemini, kiiremini ja see võib olla väga kurnav. Et näiteks lihtne asi, kohvisõbrad, millal te joote oma esimese kohvi hommikul? Viimase aja teadusuuringud ütlevad, et kohe peale hommiku ärkamist ei ole seda mõistlik teha, sest see eraldab liiga palju kortisooli, ehk selle asemel, et olla ärkvel, oled sa juba närvivapustuse äärel, kui sa oled oma esimese kohvi ära joonud. Ja kogu selle teema nimi on tegelikult biohacking, mis on üldse 21. sajandi kõige võib-olla erutavam teema üldse, et kuidas häkkida oma tervist. Mitte mõelda, et su keha on üks selline must kast, mis lihtsalt on, vaid saada aru, mis seal tegelikult sees on. Et see sama tore asi, et info on hästi kätte saada, on ka niipidi kahe teraga mõõk. Et kui õhtu viimane asi, mille sa sulged, on su nutitelefon või iPad ja sa paned selle oma voodi kõrvale, siis see sama sinine valgus tegelikult töötab sinu kahjuks. Ta kogu aeg mõjutab aju neid osi, mida ei ole vaja mõjutada ja ajabki sind hulluks. Aga mis sinu ajul oleks palju-palju sõbralikum, näiteks võtta hommikul jääkülma vanni. Kindlasti meeldiks ajule rohkem, kui sa lähed magama kell 10 õhtul. Armastad rohkem, sööd väga head toitu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mis omakorda viib meid veel ühte väga toredasse kohta, et kelle vastutus see siis on? Kust me leiaksime neid tööandjaid, neid partnerid, kes aitaksid sellist tervet ja õnnelikuks tegevat maailma siis ehitada. Nagu enamus tööandjad ütlevad, et ma saan tõesti aru, et ma vanamoodi enam ei oska ja ma ei saa noori tööle, aga olgem ausad, ma uutmoodi ka ei oska. Ehk siis, mis asi on see õnnelikuks tegev töökeskkond? Lahe. See siis põhimõtteliselt ongi see, et sa lähed sisse ja sul juba on hea tuju. Käisin hiljuti ühes Pärnu spaas ja lähed sisse, nagu aru ei saa, mis on tehtud, äkkivad, nad on linnulaulu lisanud siia. Selline pisikene asi. Ja kaasaja töökeskkond peaks olema umbes selline. Teine, tõesti, nagu ma ütlesin, mäng on vaja siis tagasi saada töökeskkondadesse. Kõik süsteemid peaksid olema nii intuitiivsed, et vaatad peale, kohe saad aru, mida sult tahetakse. Ja see saab sündida ainult siis, kui see töökultuur on võrdne. Et mitte ei ole nii, et kuskil seal klaaskapis istub üks boss, kes käseb poob ja laseb, või ta küsib sinu käest, et kuule, sa just tulid meile tööle, palun ütle, kuidas sina tahad, et need asjad siin oleksid. Ja lõpuks mõtestatud, et ma olen üle 5 aasta teinud selliseid rahulolu-uuringuid ja aru saanud, et inimeste jaoks tegelikult ja noorte jaoks eriti motivatsioon number 1 on huvitav töö. Ei ole teatud summa raha, vaid see, et ma saan teha päriselt ägedaid asju, et ma mitte ei istu lihtsalt kuskil tagumiku tunde, vaid töö on tõeliselt põnev. Ja ideaalis ka maailma paremaks muutev, mitte halvemaks. Üks näide, et meie armsas Eestis on olemas näiteks töökeskkond, mille töötajad on ise loonud algusest peale. Nad on saanud 3 aastat unistada ja loonud väga erilise kärglahenduse, mis võib-olla on peaaegu unikaalne, vähemalt Euroopas, kus inimesed töötavadki kärgedes, mis tähendab seda, et see kontor ei ole liiga avatud, neid ei segata kogu aeg ja samas on piisavalt ka ühisalasid, kus puhata ja suhelda. Või peaaegu restorani suurune köök, kus teha koos süüa ja eksperimenteerida. Raamatukogu, erinevad kohtumiskohad ja kuhu on disainitud siis selline kultuur, siin on kollaaž sellest, kus kõik asjad on mängustatud. Alates sellest, et on näiteks töökuulutus, mille sisse on ära peidetud loogika ülesanne. Et kes selle ülesande ära lahendab, siis teda ootab sellest kontoris kingitus. See ülesanne ise suunab sind sinna. Või see, et see tööandja on tõesti tervist edendav. Kõikide inimeste tervist häkitakse ja siis vaadatakse, millist puuvilja kellele peab andma. Või sisseelamisprogramm on nagu põhimõtteliselt lauamäng, et sa pead läbima teatud etapid. Või sa leiad sa kindlasti inimesed, kellega bändi teha. Või vähemalt sporti. Ja samamoodi, et mis on mängu osa, on see, et väikesi võite tähistada. See sama mängustatus tänapäeval töökeskkonnas tähendab ka seda, et mitte keegi ei jaksa enam ära oodata, et pool aastat, et siis tuleb mu ülemus ütleb, et kuule tubli. Ma mäletan, et 3 kuud tagasi sa tegid midagi päris head. Et me tahame kohe saada tagasisidet. Ja meie oleme näiteks loonud sellise tagasiside süsteemi, et kui mõni kolleeg sind erialaselt kuidagi inspireerib või liigutab, siis sa saad kohe minna intranetti, vormistada talle tänukaardi, valida rippmenüüst meelehea, milleks võib olla siis näiteks kinopiletid või väike šokolaadikarp, ja 5 minutit hiljem on see tänukaart ja päris kingitus selle inimese laual. Või
rääkisin vabadusest, mida inimesed tahavad, et meil saavad näiteks inimesed ise luua filiaale, kus nad tahavad elada. Kokkulepe on, et kui on 5 inimest olemas, siis sa saad avada uue kontori. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Või anda välja ajalehte, lihtsalt paberlehte, sest see on lahe, miks mitte. Ja kirjutada lugusid oma inimestest. Nii et kokkuvõttes, mis ma öelda tahan, et teie kõik olete need, kes veel mäletavad, kuidas oli mängida. Ja see maailm kõigub praegu 2 väga suure küsimuse vahel. Kas jätkata nii nagu vanamoodi, ehk siis kontrollida, luua raamid ja reeglid, või uut moodi, mis tegelikult tähendab usaldada. 2 asja korraga ei saa. Sa saad kas kontrollida või usaldada. Ja mina usun, et see uus maailm, see Z-generatsioon, see töörevolutsioon täna tähendab seda usaldada, mängida, olla vaba. Nii et seda kõike ma siis teile soovin. Viige see oma usk ja loovus siis nendele töökohtadele. Aitäh!